Rait Pihel, kas sind võib nimetada mõnes mõttes Järva valla ellujääjaks? Oled järjekordselt koalitsioonis? Järjekordselt ellujääjaks, aga jah, et selles hea meel on tõdeda, et Reformierakond on leidnud koos heade partneritega ühise keele ja koalitsioonilepingu sõlmida, et selles mõttes jah, et aga ellujääja võib-olla on ka õige sõna, et eks me valimistelt lootsime paremat tulemust. Mis on need punktid, mis selles koalitsioonilepingus on mingisugusel moel uued või mis võiksid sisaldada uudisväärtust võrreldes kõige sellega, millega on järjepidevalt tegeletud? Tegelikult on see, et esiteks selles koalitsioonilepingus on visioon, et me soovime tegelikult, et Järva vald oleks parim maaomavalitsus ja eristus teistest omavalitsustest positiivses võtmes. Et see on üks väga suur, et meil on visiooni paika pannud, kuhu me tahame liikuda. Ja oleme keskendunud ka väga palju juhtimisele ja ka selle organisatsioonile, sest iga organisatsioon vajab arenemist, töötajad peab motiveerima ja läbi selle tegelikult suudame pakkuda ka paremat avalikku teenust ja kvaliteetseid ja võrdseid teenuseid. Et ma arvan, see on uut moodi lähenemine, et meil on visioon, me teame, kuhu me tahame minna. Kui koalitsioonileping allkirjastatakse, siis reeglina on omavahel vähemasti kokku lepitud ka olulised ametipositsioonid. Kes võtab mist rolli? Meil täna konkreetselt neid selles lepingus kirjas pole, aga klassikalist viisi, et võitja valib nii-öelda vallavanema positsiooni ja sealt edasi läheb, et meil täna Keskerakonnast on tulemas vallavanema kandidaat ja Reformierakonnast on tulemas siis volikogu esimehe kandidaat. See tähendab seda, et Toomas Tammik on vallavanem ja Rait Pihel, kas on volikogu esimees? Jah, see täna nii on, et ja ma arvan, et Toomas on väga hea vallavanema kandidaat ja oleme varasemalt koostööd teinud ja hea meil on ka selle üle, et Tiina Oraste jätkab abivallavanemana, nii et lahtine on ainult siis Keskerakonna kandidaat abivallavanema kohale, nii et aga loodame, et sealt tuleb otsused üsna pea ära ja seal on häid inimesi, kelle vahel valida Keskerakonna. Kas üldse ja mis moel saab mõjutada koostööd see, et jätkad tandemis oma kunagise erakonnakaaslasega, kes seekord tõi võidu hoopis teisele erakonnale? No selles mõttes on ju hea, et Toomas on Reformierakonna minu kõrval ju koos toimetanud ja kasvanud, võib öelda. Meil on head inimlikud suhted ja ma mõistsin Toomase valikut omal ajal, kui erakonnas sooviti edasi liikuda. Ja mul on siiralt hea meel näha, et nii tugeva meeskonna üles ehitas ja muidugi natuke kurb ka, et oleks meie meeskonnas olla, aga sellest pole mitte midagi halba, nii et mul on hea meel temale. Imekiiresti saadi koalitsioon kokku. Kas see tähendab seda, et kõik läkski lepase reega või tuli mõni asi ka nagu tulisemalt läbi vaielda? Ei, ikka arutelu ja vaidlus oli, et selles mõttes, aga kõik oli konstruktiivne, et selles mõttes, et katsusime olla nii-öelda asjalikud ja teemale keskenduda, et ütleme, et mingi suuri raskusi ei olnud, aga meie eelis on see, et me oleme tegelikult 4 aastat koos valitsusvastust kandnud, me tunneme, teame üksteist, me teame valla muresi ja eriti selle üle mul hea meel, et me julgisime võtta suurema ambitsiooni, et me tahame olla parim maaomavalitsus, et me lihtsalt ei jätkanud vanaviisi, et me tahame minna uue energiaga edasi. Väga hea on küsida mehe käest, kes ütleb, et ta teab muresid, et milline on kõige suurem mure praegu Järva vallas? Eks neid muresi oli mitmeid, eks me peame vaatama seda, kuidas üldsegist Covidiga hakkama saama, koolide lahtiolek, kuidas minna edasi sellega, et meie lasteaiad, koolid oleks renoveeritud, teede küsimused, et neid on palju tegelikult, et valdkondades järgmist arenguhüpet teha, et see on oluline, aga tervikuna ka saada, et see kriisi olukorras, kus täna ehitushinnad on kallinenud, kuidas minna ehitusprojektidega edasi, et ma arvan, see on üks valukoht meil, nagu üle Eesti. Aitäh, edu ja jõudu! Aitäh!